Reaalselt sõitsin siia sõprade majutusse. Aitäh teile, saan ööbida ühe öö, sest et ma jõuan öösel ja tõesti hotelli ei olnud mõtet võtta, siis nagu mingi $140 oli üks öö. Nii et ma lähen magan sõbra voodis ühe öö, et raha säästa. Ja lihtsalt sõitsin siia ja lihtsalt nutt tuli nii kurku. Reaalselt Eestis oli lihtsalt nii tore. Ja nagu ma ei teagi, tegelikult on Ausis ka olla tagasi, et oleks tore. Ma ütlen kogu aeg endale, nagu üritan korrutada, et sa ei pea olema Ausis nii kaua ja sa ei pea olema siin 1,5 aastat, see on sinu elu, sina otsustad, mis sa tahad. Aga praegu on lihtsalt täpselt see aeg, et kõik sõbrad, enda mingi nagu kõige lähedasemad inimesed, kõik on Eestis. Ainuke sõbranna Ausist läks nagu permanentselt Eesti. Elamist ei ole jälle, käi ühes kohas teise, mingi asjad on kuskil merekonteineris. Tööd ei ole kind of bad selle kõigega üksi diilima. Ma olen lennus ka täiega võtsin reaalselt meie viimasel lennul oli täiega mähis ka. Mingi teema oli, et lennufirma mingi vahetus või mitte lennufirma või mingi lennunumber või midagi vahetus ja me pidime saama süüa, meil oli täiega kõht tühi värki ja me olime mingi 2 tundi juba lendanud ja nagu osadel inimesed anti süüa ja me ei saanud isegi vett ega mitte midagi lihtsalt, siis me olime nagu, et joo, et mis toimub, me tahame ka süüa ja juua, nagu, et andke please vett vähemalt, vaidlesime nendega, me olid vaidlenud, me olime täiega lihtsalt tund aega nagu, et what the fuck, see, et teil mingi lennunumbrid vahetasid ja teil enam ei näita, et meie peaks süüa saama, see ei tähenda, et me nagu ei oleks maksnud selle eest, et me oleme maksnud selle eest, et me saaks süüa, et andke vett vähemalt, vaata, me 2 tundi lennan nagu mitte midagi ei saanud lihtsalt. Ja lõpuks saime nagu ainult selle põhimiili osa, vaadake mu küüsilist. Pagas sain kätte ilusti, üks ratas on alt ära tulnud reaalselt, täiesti kohver on täiesti mingi sodi lihtsalt. Igas security checkis tõmmati minu kohvrit mingi full ei lahti nagu head mingi varbavahesid läbi otsitud reaalselt. Austraalia, ma ei tea, mida ma tunnen sinuga. Aga see on hea, et liiklus ei kammi, nagu et kui ma Eestis panin kogu aeg, sõitsin vastassuunas väga mitu korda ja kogemata või kogu aeg ajasin sassi, tahtsin panna suunatuld, aga panin kojamehi Aussi liikluses, nagu kohe tulin rooli ja mitte midagi olla. Nagu ühe korra panin kojamehi, kui tahtsin panna suunda ja kõik, nagu ülejäänud kõik, mitte midagi kammi. Seegi hea ja nüüd üritab magada. Ma ei ole kordagi seal majas isegi käin, ma pean nüüd pimedas hakkama, kell on mingi 2:30 öösel, mingi ülejäänud inimesed magama, pole kordagi majas käinud, pean otsima nüüd selle sõbra mingi toa üles magama tema voodis paar tundi ja homme peab hakkama veits elukorda sättima või peab arvuti viima parandusse. Suht raske saab olema mingi tööd otsida ja kõike teha, kui arvuti on katki. Ma arvan, et mul võtab mingi nädal kindlasti aega, et uuesti Austraaliaga harjuda ja tulla tagasi nagu rutiinsesse ellu, sest reaalselt Eestis oligi kõik pidu ja pillarkaar nagu, et see oli tunne lihtsalt, et Eesti oli lihtsalt üks suur pikk uni. Anyway, nagu ikka, võtan teid kaasa enda igapäev ellu. Head ööd! No nii, minu seiklused siin jätkavad. Hommikul käisin kulmudes. Ma reaalselt tunnen juba praegult, issand, tegelikult ei ole üldse nii külm. Reaalselt ma tunnen, nagu ma oleks ise juba mingi kinnisvara maakler lihtsalt. See on ebareaalne, mis siin toimub. Just rääkisin, käisin just ühte korterit vaatamas. Jälle täna on planeeritud 3 minna vaatama. See oleks ülinais, kui ma saaks iga päev vähemalt 3 näha, sest et see on ebareaalne. Mis toimub Perdis praegu? Ma ütlesin emale ka, et saad aru, et praegu lihtsalt korterit rentida on raskem, kui saada sisse mingi Tartu Ülikooli, mingi arstiteaduskonda lihtsalt. Rääkisin ühe kutiga väljas ja ta ütles, et tema on näiteks üritanud otsida 3 kuud, et saada endale rendikorterit. 3 kuud, et elada kuskil. Täna on 3 tükki planeeritud, ma pean viima ka arvutiparandusse ja nagu ikka kõik langeb ühte kellaaega ja mina ei tea, mis Apple'i poega toimub, aga Apple'i poes on näiteks niimoodi, et 2.05 on ühe korteri vaatamine, 2.30 peaks viima teisel poole linna arvutiparandusse ja 2.40 peaks jõudma teist korterit vaatama ka teispoole linna. Ma olen reaalselt sõitnud maha 2 päevaga terve paagi kütust lihtsalt sellepärast, et käia korterid vaatamas, ma ei viitsi üldse nagu see, kõik ütlevad, et kui sa tahad olla kinnisvara investor, siis sa pead vaatama vähemalt 100 propertit, siis ma ise hakkasin arutama, et davai, et ma olen siis mingi 40 vaatanud, 60 veel või?
see maakler ütles ka praegult kõik propertid, mis jäävad üle mingi 500-600 piiri, et nendesse on lihtsam saada, aga kõik, mis jääb alla 500, ta ütles ise ka, et mitte kunagi ei ole sükest seisu, et väga-väga hull, mis siin toimub. Ma arvan, et rahvas kardab täiega mingi majanduslangus ka, või majanduslangus on juba ja inimesed kolivad järjest, üritavad downsize ida ja sellepärast ka nagu räigelt hull lihtsalt nagu mina ei ole küll valmis 3 kuud otsima endale elamist, et ma saaks lihtsalt renti maksta. Ma ei taha üldse renti maksta. Ma tahan enda kodu. Ma ei taha kellegi teise mingi pangalaenu kinni maksta lihtsalt räigelt, lihtsalt täiega tuhhi iga nädal. Nüüd mul on veits aega. Peaks minema enda merekonteinerisse, tooma asju, tooma mingi sooja tekivärke, sest see maja, kus on praegult olen, seal on räigelt külm. Kivimaja nagu ikka Austraalias, vaata. Sooja ei hoia, külma ei hoia, tuult laseb läbi. Ma olen nii kett, et ma ei viitsi tegeleda sükest asjadega. Ma tahaks täiega lihtsalt, et ma saaks anda kellelegi teisele, ma saaks maksta kellelegi. Palun lihtsalt otsige kodu mulle kohe. Kohe, palun. Käku. Mis siin toimub? Appi, mul on nii palju asju. Legit suurim hirm on see, et saate rõve. Ma pean 1,5 aasta pärast Eesti kolima. Ma pean hakkama kõiki neid asju müüma, ära andma. Oh my god. Ma olen backpacker. Ma peaks olema seljakotirändur. Mis siin toimub? No nii, lapats põhjas. Birgit viib nüüd enda arvutit parandusse. Üritasin sättida sõpru, keda mul kahjuks palju siin Perdis enam järgi ei ole jäänud. Sest kõik on Eestis. Üritasin sättida kedagi, kas keegi saab mind aidata ja minna vaatama korterit, mis on 240, sest et ma reaalselt ei jõua sinna. Mul on nii kahju, sest et see on nii ilus. See oli üks nendest, mille peale ma ei nagu, et kui selle tahaks, siis oleks timmis, aga ühesõnaga see, mida on praegu vaatamas käisin, panen igaks muusika vaikseks, copyright tuleb peale muidu. See, mida on praegu vaatamas käisin, oli nagu pigem nagu ülihea mingi 13. korrusel, otse jõe ääres linnavaatega värki-särki, ülihea, mingi $450 nädal, pluss siis iga 3 kuu tagant oleks elektriarved, gaasikad ja asjad oleks ainult mingi midagi, ehk siis nice. Aga see on suht naljakas, kuidas maaklerid Austraalias ei tea väga mitte midagi enda property kohta, mida nad üritavad sulle maha müüa. Ma ei tea, kas see nagu kogus, mida nemad peavad haldama, on lihtsalt niivõrd palju suurem, et nad reaalselt ei jõua. Aga nagu kui sa küsib mingi kõige basicumad küsimusi, siis nad on lihtsalt mingi mine vaata ise. Reaalselt iga kord, kui ma tulen Scarpsi õhtuti jalutama, siin on täiega nice. Iga laupäeviti on siin räiged peod. Kõik food truckid on siia üles pandud ja musk käib ja elab muusika ja siis inimesed istuvad lihtsalt nagu ülitavaline ongi aus siis lihtsalt tulla iga õhtu, või mitte iga õhtu, aga tulla päikselohengut tegema ja kõik need avalikud grillimiskohad on kinni ja lihtsalt inimesed chillivad ja naudivad elu ja siis iga kord, kui ma tulen siia Scarpsi jalutama, reaalselt iga kord mul on tunne, et ma ei tule mitte kunagi Eesti tagasi ja nagu mitte kuskil mujal mul väga palju seda tunnet ei teki, aga iga kord just siin on lihtsalt, see on see nagu elu, mida ma tahaks ja nagu, et see oleks nii lagi, kui ongi see, et sul on enda ring ümber ja su lastel on nagu lapssõbrad ja see kellega chillida, nagu et enda kõik sõbrad on Eestis, kutt on Eestis, maks üks sõbranna on Aussis ja nad on ka mingi FIFOs iga 3 nädala tagant Perdis. Just rääkisime emmega ja siis emme ütles, et kas teil on talv, et inimesed käivad jopedega ringi ja siis ma olen nagu jep, meil on talv. Ja et outfit check on nagu see. Tulin kohale ja juba hakkavad tekkima nii-öelda tuttavad näod siin inspectionitel. Reaalselt mingi 4-5 minutit enne, kui see inspection oleks pidanud hakkama, vaatasin samal ajal just meili ja siis tuli meil, et canceldatud. Siis tuli maakler kohale
sest et ma just ütlesin seal naisele, et ära mine ära, et kohe tuleb samasse majja teise korterisse ka nagu üks vaatamine. Ja siis see maakler tuli kohale, ütles, et ma lähen vaatan nagu selle korteri üle, kas see on nagu okei nagu vaatamiseks. Läks mingi 10-15 minutit mööda, siis ta tuli alla, ütles, et sorry guys, et mul on sattunud kas valed võtmed või siis omanikud on lukud ära vahetanud, ühesõnaga me sisse ei saa, et mis muul päeval teile soovib tulla. Ja see nagu sketta, ma saan aru, et see nagu on maakleri süü, kinda ei ole maakleri süü, omanik vahetas võtmed ära, mis iganes. Ma ei saa ju apply'da nagu selline korterisse, kui ma ei ole seda näinud. Mul on väga käbe lihtsalt korterit, sest et kui nagu tööle juba peaks saama, siis ma olen 3 nädalat linnast ära, kuidas ma siis hakkan neid korterid vaatamas käima, siis see protsess nagu lükkub räigelt edasi lihtsalt. Õnneks Kadri, mu eelmine korteriomanik ütles, et talle oldi täna hommikul helistatud, küsitud minu kohta. Nad olid juba ütlenud Kadrile ka küsinud, et kuidas, kas tema teab, kuidas minu viisaga on, et see on see, mida nad põevad minu puhul kõige rohkem, et me ilmselt ei saa võtta nii pikaajaliselt, kuna meil nagu viisad saad läbi. Please trust me! Täiega tore teist inimest elada, mul on praegu tunnet, et see on ainuke asi, mis mind veel mõistuse juures hoiab. Lämme, nüüd on täna veel vaadata 3 korterit. Kell on 6:47. Täna on 3 korteri vaatamist, siis ma pean käima enda laost läbi. Ma tahaks jõuda veel raamatukokku, et teha tööasju, sest et kuna ma uuest nädalast lähen tööle, siis see on nagu viimased päevad. Praegult on kolmapäev, viimased päevad, kui ma saan reaalselt asjadega tegeleda. Ja mul ei ole aega õhtul trenni minna. Päike tõuseb kohe varsti. Päike tõuseb 7:13, ehk siis ma loodan jõuda ilusti ookeani äärde jooksma hommikujooksule täpselt ja et saaksin näha ka päikese tõusu. It's obviously no surprise that he's able to back up with some brand new music. Ma jõudsin kohale kahjuks täpselt päiksetõusuks mitte, kell on 7:15, aga ma arvan, et kuna praegu veitseb vihma ja on siuke pilvine, siis sellepärast see ei ole nii nice, aga ma olen täiega elevil, et kasutada ära nii lähedal ookeani äärest elamist, sest et järgmine elamine juba on jälle kuskil poole tunni kaugusel. Ma olen valmis! Nii, esimene korter on vaadatud ja kahjuks jääb ka tänaseks viimaseks, sest et nüüd ma vaatasin äpis, et ülejäänud teised 2, mis on täna minema vaatama, on canceldatud. Ma arvan, et ei ole hullu, sest et praegult see korter, mida ma vaatamas käisin, oli peale minu ainult veel 1 paar. Mulle täiega meeldis see korter, täiega nice, oli nagu ülisuured toad ja kõik nagu möbiliseeritud ja isegi kui see on legit nagu fully kesklinnas, siis rõdu oli ikkagi nagu siuke üliprivaatne ja nagu vanni oli ülimõnus, ühesõnaga mulle täiega meeldis. Praegult on 12 korterit veel, mille maaklerid veits nagu tundub, et ajavad minu asja, eks ma pean minema tagasi raamatukokku ja tegema neile veel mingid puudolevad paberid. Nad saatsid täna jälle mingi 3. meili, et nagu please on vaja ära teha. Praegu lähen storage'isse, tõmban veel endale sealt mingid asja, mida mul on pikalt olnud vaja. Siis äkki saame juba tööasjadega edasi minna, sest praegu podcasti teemad, ma tunnen, et seisavad täiega minu taga. Ma ei taha üldse, et minu nii-öelda Austraaliasse tagasi pöördumise vlogi lõpp oleks mingi ülimelanhoolne, sest tegelikult on nagu sitaks tore olnud ja ma olen nagu täiega mingi living life inud. Ma ei tea, kas see üldse väljend, aga nagu siis vahepeal lihtsalt on mingi
mingi hetked, kus sa lihtsalt tahtsingi praegu rulatama minna ja lihtsalt tundsin, et tegelikult on nagu sees on nagu haige kurbus lihtsalt. Või nagu nii üksik on olla. Ma ei tea, mingi ülilambi asjad. Eriti ongi see, et nagu eriti Perdi eluga, kuna hästi paljud inimesed teevad FIFO tööd, mis on siis fly in, fly out, ehk siis enamus inimesi sa näed, nad tulevad Perdi linna mingi 2-3 nädala tagant, siis see šanss, et sul kellegiga üldse nagu on sama graafik, on väike ja need vähesed sõbrad, kes praegult on Perdis mul olemas, need on kõik kaevanduses tööl. Ja homme mingi mu üks mingi lemmikbändidest esindutaks täiega minna, mõtlengi, ma ei lähe üksi. Täiega mingi innustasin eestlasi Eestis mingi täiega mingi, et jaa, tulge kõik Austraaliasse, tahaks raske on ka nagu. See ei ole ikka üldse nagu ainult meelakkumine siin, nagu täiega raske on ja ma juba vahepeal unustasin ära nagu, kuna ma olin juba veits harjunud juba sellega, et kõik oli olemas, nüüd uuesti nagu korraks olla selles eluperioodis, kus sul jälle ei ole mitte midagi, on ainult su asjad, nagu tänkood mul auto on. Oli ikka need aeg, kus ei olnud isegi autodki, lihtsalt käisidki legit oma kohvriga kuskil mingi majast majja. Selles suhtes jah, me CV on nagu üles kasvatatud ja ma olen räigelt piki nagu nüüd tööde ja kõigega ja nagu mul on töö, ma olen esmaspäeval tööle. Ma ei tea, miks ma rändin, sorry. Täiega mingi eluõppetunnid on olnud aussis ja praegu see eluõppetund on see, et sul võib minna ükskõik kui hästi su elus. Aga üks asi, mida sa ei saa kunagi osta, on sõbrad ja inimesed ja need sõbrad ja inimesed, kes on Eestis ootamas ja olemas, neid ei asenda kahjuks mitte keegi, mitte kuskil.